Ja näoga hoone poole. Medikamendid peavad olema siis meie meditsiini poolt heaks kiidetud. Seal on midagi. Nooremleitnant Jaanika Ojakõiv, täna võetakse Kuperjanovi pataljoni vastu uusi ajateenijaid. Kui palju uusi ajateenijaid vastu võetakse? Jah, 2. brigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni võetakse vastu ajateenijad täna ja homme. Kokku peaks tulema ligi 400 uut ajateenijat, kes tulevad siis eelkutsega, ehk nendest saavad siis autojuhid ja üksusejuhid, ehk siis jaoülemad, rühmaülemad. Ja täna tuleb siia üle 200 ning homme siis ülejäänud. Tervist! Nimi Henri Janni Varus 22, mis edasi läheb. Hariduskeelne alane. Siin on nii pataljon taga läheb saatkompani. Olete kõik muudes? Selge, aga täna siis tõmbist üles. Nimi Riivert Grauberg, keskeri, autotehnik. Hobid, arvestused, maadlusega tegeleb 7 aastat, kickboksiga aasta. Jõusuväliga tegeleb. Kaevused on põlved, vahepeal, kui läheb välja. Kust kandist ajateenijad pärit on? Täna saabuvad enamus Lõuna-Eesti ajateenijaid, ehk siis Võrumaa, Valgamaa, Sakala ja Põlva ja Tartu. Ning homme tulevad siis Ida-Viru ja Harju. Kuidas see protsess on täna kulgenud? Täna on kõik läinud plaanipäraselt, kõik täna tulema pidanud bussid või piirkonnad on juba kohal ja edasi siis peavad nad viibima 11 kuud siin pataljonis. Mis siin lähipäevil neid täna-homme saabunud ja saabuvaid mehi-naisi ees ootab? Täna nemad siis võetakse siia vastu, jagatakse allüksustesse ehk üksuse ülemad siis otsustavad, millised poisid nad endale järgmiseks 11 kuuks siis treenida võtavad. Osad jõuavad kätte saada varustuse, osad saavad homme, läbivad meditsiinilise kontrolli, võib-olla mõni inimene saadetakse koju tagasi ka ja lähevad ära oma üksuste ööbimispaikadesse.